Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 123. saade. Lõppenud nädalast räägime kõige olulisemat. Saate alustuseks aga olgu öeldud, et Iisrael USA mahitusel alustas järjekordset sõda Iraani vastu. Kas see nüüd toob endaga kaasa nafta hinna drastilise tõusu ja muud ebamugavused, seda me saame lähipäevadel näha, ent kõigest sellest räägime lähemalt veel saate lõpus. Louvre muuseumisse on riputatud maal, millel on kujutatud vahistatud Briti endist printsi Andrewd. Protesti korraldas miljardäride vastane rühmitus Kõik vihkavad Elonit, kuna kuninga vennal Charles III on sidemed süüdi mõistetud pedofiil Jeffrey Epsteiniga. Prantsusmaa president Macron: peame töötama Venemaa naftaekspordi meretransporti täieliku keelustamise nimel. Vajame Venemaa niinimetatud varilaevastiku vastu võitlemiseks kõrgeimal tasemel koordineerimist. USA rünnak Iraanile tekitab USS Gerald R. Fordi pardal tualettruumi kriisi, kus 4600 meremehe jaoks on liiga vähe toimivaid tualette. Järjekorrad on 45 minutit pikad ja süsteemi ei saa merel parandada. Antud uudis siis oli kolmapäeva hommikul. Hei kaasteelised! Kutsume teid kaasa rääkima ja tegutsema sundüürnike ning teiste omandireformis kannatanute teemadel. Ootame koosolekule kõiki, kes soovivad astuda liikmeks või panustada muul viisil aktiivselt ideede, kogemuste, suhtluse, korraldusliku abiga ja nii edasi. Aeg ja koht 9. märts 18:00–20:00. Koguneme kell 17:30 Astra maja foajees, Tallinna Ülikool, ruum S235. Sisenemine Narva maanteepoolsest uksest. Päevakord. Uute mõtete kogumine ja üldine arutelu. Sisendi kogumine Lasnamäe linnaosa kogu istungiks. Koondame Lasnamäe munitsipaalmajade elanike peamised mured ja ettepanekud. Sõnastame selge sisendi, mida komisjonile esitada. On tulnud ka ilmsiks, et üürilepingud on sisult erinevad. Kui võimalik, võtke enda leping kaasa, et saaks võrrelda, mis punktid on erinevad. Kui soovid tulla, vasta palun sellele kirjale või e-mailile oiguskodule@gmail.com. Kohtumiseni parimate soovidega MTÜ Õiguskodule. Zelenskõi. Tänane sõda avaldab eurooplastele suurt survet, sest nemad maksavad Ameerika relvade eest. Olen tänulik, et programm toimib, et me saame Ameerikast relvi osta ja nad ei blokeerinud seda võimalust. Iraani president Masoud Pezeshkian. Meie vaenlased ütlevad, et Iraan ei tohi taotleda tuumarelvi. Seda oleme me ise korduvalt kuulutanud, et me ei taotle tuumarelvi. Iraani välisminister Arakhi. Tänane voor oli seni toimunud voorudest parim. Esitasime Ameerika poolele selgelt oma nõudmised. Esmaspäeval toimuvad tehnilised kõnelused, et arutada üksikasju. Saavutasime tuumaküsimuste ja sanktsioonide leevendamise osas häid edusamme. Mõnes punktis on kokkulepe ja teistes ka erimeelsed. Nagu me praeguseks siin teame, esmaspäeval ilmselt tehnilisi kõnelusi ei toimu, kuna Iraani vastu on algatatud järjekordne absurdne sõda. Ja nüüd siis saate lõppu lubatud kaadrid. Alustuseks hetkest, mil Iisrael Iraani ründas. Järgnevalt Iraani lennukid lendavad Teherani kohal õhus ja tiibraketid lendavad üle Erbili Iraani suunas. Ja selliste arengute keskel me näeme, et mitte mingisugusest rahust, vähemalt sellisest rahust, mida inimesed tegelikult ka ootavad, ei saa rääkida. Ja kui keegi siin ütleb, et Iraan jääb viimaseks, siis kaugeltki mitte. Kuuba on juba üks järgmisi sihtmärke, teistest rääkimata, aga kuhu see kõik lõpuks välja viib, see on nädalate, võib-olla päevade küsimus. Tänasest kõik. Aitäh kõigile, kes te olete meie saateid vaadanud ja kui arengud jätkuvad sellised, nagu nad nüüd värskelt on kujunenud, siis me tuleme ka järgmine nädal saatega eetrisse ja siis on põhiteemaks loomulikult Iraani ümber toimuv. Aga meie kohtume teiega siis nädala pärast.